Farmers Carry on siis üks hea lühike ala, kust on väga palju võimalik aega võita Hyrox võistlusel ja distants on siis 200 meetrit, ehk siis sangpomme pead tassima 200 meetrit. Sa võid sangpomme vahepeal maha panna ja kuidas iganes soovid tassida, põhimõtteliselt lihtsalt põhiline on, et need sangpommid oleksid sul siin külgede peal, mitte sa ei tohi neid kuskil õlgadele panna, toetada, vaid need peavad sul käes rippuma. Ja raskus sõltub siis kategooriast, naiste Open ehk siis naiste tavakategooria on 16 kilo sangpommid, meeste Open ja Women Pro on 24 kilo sangpommid ja siis meeste Pro on 32 kilo sangpommid. Võtadki need sangpommid endale niimoodi kätte, kuidas soovid, võid kas siit siis külje pealt niimoodi või tähendab otse võtta või siis võtad siit otste pealt natukene. Mulle meeldib siit otste pealt natukene rohkem, tundub, et püsivad natukene paremini käes. Ja oluline on siis mitte endal lihtsalt siia sõrmede otsa seda panna, vaid võtta siia peo sisse, siis ta püsib sul palju paremini siin käes. Ja enne seda ala saad sa võtta ka siis kriiti, mis parandab su haaret. Soovitan seda kindlasti võtta, sest see teeb selle ala nii palju lihtsamaks. Igised käed muutuvad kuivaks ja haare on palju parem. Ja mõistlik tehnika on siis selline, et üritad nendega võimalikult pehmelt liikuda. Ehk siis võid ette kujutada, et sul on 2 õllekasti käes ja sa ei taha, et need õlled vahtu läheksid. Et sa ei taha neid niimoodi raputada, sest see teeb järjest raskemaks sulle. Iga kord, kui ta niimoodi rapub, siis see väsitab su haaret palju rohkem. Ehk siis sa tahad liikuda hästi pehmelt niimoodi, et sangpommid võimalikult vähe viskavad ringi. Võidki harjutada siis sellist kiiret, pehmet kõndimist, kus sul on jalad natukene pehmed. Ops. Ja siis järjest rohkem harjutad, üritad järjest kiiremini liikuda. Võib-olla lõpuks palju harjutad, suudad juba kergelt joosta nendega või siis teedki sellist kiirkõndi nendega. Ops, niimoodi. Ja vaata, rapuvad suht vähe ja niimoodi nad püsivad mul palju kauem käes. Ja selles alas see tundub küll väga raske, aga väga paljud tegelikult suudavad neid mitte vahepeal maha panna. Sa võid neid maha panna nii palju kordi, kui tahad, aga maha pannes arvesta siis sellega, et keegi teine võib selle selja taha sisse joosta. Samuti ka sinu ees pannakse neid järjest maha, ehk siis kui sa kellelgi teisel järgi jooksed, ta võib iga kell need maha panna. Ole ettevaatlik, aga mida kiiremini sa liigud, seda kiiremini see läbi saab. Ehk siis üritagi võimalikult kiiresti liikuda, mitte liiga rahulikult kõndida, seepärast, et siis sa pead palju vähem hoidma ja ürita neid mitte maha panna, ürita ära kannatada. Väga paljud inimesed tegelikult suudavad lõpuni jalutada ilma, et nad maha paneksid, aga see lihtsalt tundub võimatu, tundub raske, ehk siis kõnni nii kaua, kuni suudad, harjuta trennis ka, proovi läbi. Ja võistlusel tasub lihtsalt tähele panna, milline siis see kaart on seal. Tihtipeale on 2 ringi vaja teha, ehk siis sa pead enne, kui sa jaamast lahkud, vaata kindlasti, kas siin on ümberpööramispunkt. Enne kui sa võistlusel lähed, sa võid ka selle raja läbi jalutada ja sa näed, kas seal on 2 ringi vaja teha või mitte, et siis kogemata ainult 1 ringi teha, sellepärast, et siis saab penalti. Ja kui paarina teed, siis lihtsalt üks paariline võib selle maha panna ja teine lihtsalt võtab sangpommid täpselt sealt samast, kus need maha pandi, ehk siis sangpomme ei tohi maas edasi liigutada. Ehk siis tema tuleb siia, kus sina lõpetasid, panid need maha ja tema tuleb, võtab need siit samast järgi ja jookseb edasi ja siis teine paariline jookseb selja taga.